Viimase paari aasta jooksul on omajagu kohvikuid ja restorane ülikoolilinnas oma uksed kinni pannud. Üks neist, mis mõni aeg tagasi oma uksed sulges, on siinsamas supiline ääres asunud kohvik Käkk, kus müüdi imemaitsvaid soolaseid ja magusaid saiakesi. Kohvik Käki perenaine Maarja ütleb, et vana maja kõigile seaduslikele nõuetele vastavaks muutmine oleks nõudnud suuremat ümberehitust ja rahalist investeeringut, mida meeskond kõiki asjaolusid arvestades mõistlikuks ei pidanud ja seega otsustati koht kinni panna. 2 aastat sai peetud ja isegi väga hästi peetud, et inimesed ikkagi võtsid koha väga omaks. Saiakeste ja kohvi hinnad jäid 3 ja 4 euro kanti. Ja ega odavamalt müües ei olekski täna võimalik kohvikut ära majandada, ütleb Maarja. Kui sa vaatad nüüd numbreid, meil oli väikene ettevõtmine, siin ei ole mingit masstootlust ju taga, et jah, mingid tellimused ka, aga kui sa arvestad ikkagi renti, tööjõud ja kõike muud, siis siin ei ole väga võimalik odavamalt, aga meil on üle tee Coop, kus saab üliodavalt kohvi, saab saiakest, saab kõike. Kui sageli teie käite väljas söömas, nautimas kohvi? Harva tegelikult, väga harva. Mis põhjusel väga harva, kui tohib küsida? No ikka kallis on. Pigem sageli. Kohvi on tõesti praegult vägagi üle hinnatud, aga mis sa teed? Kui on sellised kombed minuga külge jäänud, siis ega sellest, ütleme niimoodi, võõrutada on päris raske. Vahel harva ikka, nagu praegust lähen. No kuidas hinnad tunduvad? No kallimad kui varem. No siia lähete sisse saiake kohvi, palju see kokku teeb tavaliselt? No ikka kuskil 10, üle 10 euro. Üks saiake, üks kohvi? Jah. Ja kuidas see hind tundub? No väga tihti ei saa lubada, aga vahel ikka. Vaatasime praegu restoranil täis rahvast, kui me käisime. Nüüd, kui me mööda läksime, igal pool on tegelikult rahvast on igal pool. Paneb üllatama? Paneb üllatama, jah, et ei olegi võib-olla nii väga vaesus meil majas. Nii nagu terve Eesti toitlustussektor seisavad ka ülikoolilinna söögi- ja joogikohad silmitsi mitmete väljakutsetega. No kõige suuremad mured ikkagi on praegust need üleüldine hinnatõus, samamoodi tööjõukriis siiski on ka teenindussektoris, et selline üleüldine maksutõus, mis puudutab ju ettevõtjaid. Et siin ellu jääda ja konkurentsis püsida, peab täna pingutama rohkem kui kunagi varem. Pead siuke veits hull olema ja ise lihtsalt väga armastama seda, mida sa teed. Aga kui sa tead, mida sa teed, mille pärast sa teed ja sa ise naudid seda, siis mina leian küll, et meil on väga palju asju, mis veel Tartus puudu on. Ei, no eks ikka üldine käidavus on loomulikult natuke langenud, vähemalt meie ketis, et seda ikka on näha, et ma ei saa öelda, et kõik on endine ja sama, aga no ma räägin, et õnneks käidakse ikkagi piisavalt, ütleme selline 10% langus veel õnneks ärile ju nii suurt kahju ei tee, et sellega saab ju hakkama. Ütleb legendaarsete Werneri ja Gustavi kohvikute üks omanike Siim Liivamägi. Keeruliste olude kiusta avati läinud nädalal ka uus restoran Applaus, mis asub Vanemuise teatri ja kontserdimaja vahel. Inimesed ikkagi kultuuri tahavad nautida, eks ju, käivad teatrikultuuri nautimas, siis siia kõrvale veel toidukultuur. Ma arvan, et on hea mõte ja eks see on selline meie võib-olla pluss praegult. Ja hinnaklass 10 kuni võib-olla 18 euroni on siin toidud pakkumises, alla 10 saab ka muidugi. Päevapraed on ilmselt ka loomulikult ju kõvasti alla 10 seal 6 juures. Et ma arvan, et see toimib. Mida aga näitavad numbrid? Kas ka reaalselt on järjest enam neid, kes keerulisele majanduslikule olukorrale alla vannuvad ja oma toitlustuskoha sulgevad? Kiire vaade majandustegevuse registrisse näitab pigem vastupidist. Tänase seisuga on Tartusse registreeritud 340 toitlustusettevõtet, mis on veidi üle 100 söögi- ja joogikoha rohkem kui 5 aastat tagasi. Ma siiski tooksin välja, et tõesti Tartu ettevõtted on olnud väga vastupidavad, väga nutikad.